Ja nüüd räägime lõikude taandamisest ja täpsemalt siis vasak, parem ja esirea taanest. Kõigepealt selle jaoks, et üldse taanet kasutada, peaks teil olema aktiveeritud joonlaud. Joonlaua aktiveerimine on vaademenüü ja linnukene peaks olema siis selle joonlaua valiku ees. Nüüd, kui joonlaud on olemas, siis joonlaua mõlemas otsas on sangad. Vasakus otsas on 2 sanga, millest ülemine on esireataane ja alumine on vasaktaane. Ja joonlaua paremas otsas olev sang on siis paremtaane. Nüüd, kuidas neid kasutada? Vaikimisi nad siis toimivad tervele lõigule. See tähendab seda, et kui te mitut lõiku välja ei vali, siis piisab, kui teil kursor vilgub kuskil selle soovitud lõigu sees ja seejärel on teil võimalus siis neid taandeid muuta. Kui ma lohistan esireataanet, seda ülemist, siis see tähendab sisuliselt taandrea sättimist. See on see põhimõte. Kui ma tahan teda tagasi panna, ma lohistan ta oma kohale tagasi. Kui ma soovin muuta tervet vasaktaanet, siis ma võtan sellest alumisest sangast kinni ja lohistan teda joonlaua peal paremale. Ja näete, et kogu teksti lõik on siis taandatud natukene paremale poole. Tasub tähele panna, et esireataane liigub alati koos vasaktaandega. Nüüd parempoolne taane, mis on joonlaua teises otsas, kui te seda lohistate, siis näete, et vastavalt aktiivne lõik või lõigud liiguvad siis vastavalt joonlaua pealt lohistate vasakule ja see piir, mis maani siis teksti on teile kuvatud, liigub ka vasakule. Ja samamoodi saab tagasi liigutada. Kui te soovite muuta korraga mitut tekstilõiku, siis tuleks nad ära märkida ja seejärel siis muuta vastavalt kas parem, vasak või esireataanet, et anda näiteks ühine reegel, kõik lõigud algavad taandreaga.